Tere! Portugali MM-ralli on meil sees ootamas. Rallinädal tähendab seda, et meie Karliga siin Oliirises, Kristiine keskuses alati räägime ka rallijuttu ja Portugali rallist loomulikult rääkida on põhjust palju ja palju. Ennem kui me hakkame rääkima rallist, me kutsume teid kaasa ennustama, kes võidab Portugali MM-ralli punktikatse. Just täpselt, selle viimase kõige magusama Power Stage'i. Ja kes vastab õigesti küsimusele, kes võidab, saab auhinnaks terve rea asju. Loomulikult see ilus plakat Ott Tänaku näoga ja autogrammiga, see suurepärane nokamüts Ott Tänaku originaal autogrammiga ja see pole veel kõik. Kinkekaart ka 30 euro väärtuses Oliirise spordibaaris ja seda kõike sa pead tegema enne punktikatse algust, et see, kui sa pärast kirjutad, see ei lähe enam arvesse. Täpselt, ehk siis kuni punktikatse alguseni, kes võidab punktikatse ja kogu see suur hunnik kraami võib olla sinu oma, aga nüüd ralli juurde. Niisiis, Karl, 7. MM-etapp tullakse ära sellest nii-öelda lingitud Overseast. Jah, ehk siis Argentiina ja Tšiili lõppes meie jaoks positiivselt. Ott võttis Tšiilist võidu ära ja kui nüüd te arvate, et me jagame siin kehva informatsiooni, kes ei ole vaadanud meid varem, siis kaugeltki mitte. Ka eelmisel rallil me panime oma koefitsiendid mõlemad paika pihta, mina siis oma 2,5 sellega, et Ott selle ralli võidab ja Karl loomulikult siis oma suure panuse, et Sebastian Loeb on 3 hulgas ja see koefitsient oli 6 ja Loeb tuli 3 hulga. Ise olin päris rahul sellega. Alguses ma küll kartsin seda, sellepärast et see algus ei läinud tal nii hästi, aga siis vana meister hakkas tagantpoolt järjest vaikselt ronima ja lõpuks oligi täpselt seal, kus ta olema pidi. Mis tähendab seda, et täna, kui me selle video lõpetame, siis me läheme Karli kulul kogu see võtteriim lõõgastama. Tada! Aga Portugali ralli ja see ei ole lihtne. Ehk kui me võtame lihtsalt nii-öelda kruusaralli, ta ei ole nii karm, kui on Argentiina, aga ta ei ole kaugeltki nii lihtne, kui oli seda Tšiili. Eriti reedene päev, mis nüüd on tegelikult nendele sõitjatele, kes peale lähevad, seda on sõidetud, aga viimati aastal 2001, nii et nii vanu mehi meil selles sarjas ei ole, kes seda sõitnud oleks. Reedene päev on siis nii-öelda kõikidel uus. See on isegi nii uus, et isegi Jari-Mati Latvala pole seda sõitnud, kes on kõige kogenum mees WRC sarjas hetkel ja ei ole sõitnud ka seda Sebastian Loeb, mitte keegi. Ja need katsed on nüüd siis ajalooliselt siis, kui oli B-rühma ajastul, kui sõideti nendega, et siis need katsed olid need kuulsad katsed, aga need said, see piirkonna ralli üldse katkestati ära pärast seda, sest seal tuli 5 aastat järjest tugevat vihma ja siis see lihtsalt kuidagi ei läinud. Teed enam ei kestnud ja siis see ralli nagu lõpetati ära. Siis ta reintroduciti või tuli taas tagasi Portugali ralli 2007. aastal siis Algarves, mis oli siis lõunas. Aga kuna seal oli pealtvaataja fännid hakkasid vinguma, et see huvi oli see, et tegelikult et see ralli on pärit sealt põhjast või Porto ümbrusest Matosinhosest ja need kuulsad Fafe katsed suurte hüpetega, need on see kõige nii-öelda fännilikum koht üldse. Õige Portugal. Et kui sa lähed vaatad ka tegelikult internetis, YouTube'is, vaatad B-rühma ajastu videosid, kuidas auto sõidavad ja inimesed tulevad tee pealt teest ära, et need ongi need kurikuulsad esimesed katsed nüüd ja Fafe hüpped ja et nüüd me jõuame täpselt sinna, kus see oli kunagi. Aga selle esimese päeva, selle reedese päeva teekattes, seal, kui me võtame eelmise aasta ralli, kus ei olnud seda eelmise aasta või seda tänavuse aasta esimest päeva sees, kui palju meil oli katkestajaid, loomulikult nendega Ott teisel katsel üle kivi ja auto pilbasteks, aga kui palju oli ära kukkujaid, see oli ikkagi päris raju nimekiri, mis lubas siis ka Thierry Neuvillil vastu ootuseid see ralli võita eelmisel aastal, mis lubas Elfyn Evansi eelmisel aastal poodiumile. Sellel aastal ilmselgelt saab see olema ka autode jaoks karm väljakutse. Just see esimene reedene päev, paljud räägivad. Täiesti ei oskagi tegelikult isegi öelda, sest reedest päeva mina ei ole mitte kunagi näinud. Laupäevast päeva ma tean, pühapäevast päeva ma tean, reedel, mis seal toimub, seal on mehed ja meeskonnad on testinud neid katseid. Nad teavad enamjaolt neid tingimusi, millised need välja näevad, öeldakse, et on liivased, aga kuidas see tee kestab, kaua ta kestab ja milline see ilmastik on seal olnud, on ja tuleb. Seda nii hästi ei oska öelda, et seda on võib-olla meil endal ka põnev reedel näha, et mis seal siis tegelikult juhtuma hakkab, sest katsed ei ole pikad. Reedene päev kokku on ainult 95 kilomeetrit. Ehk et
teine päev on siis nii-öelda katsete pikkuse poolest kõige karmim, aga esimesel päeval on ka muidugi veel see, et sellel reedesel päeval ei ole siis ametlikku servist ehk et on see nii-öelda lõunapaus küll või põhimõtteliselt, aga mehed peavad ise hakkama saama. Lõunapausil nad saavad lihtsalt rattad ära vahetada, uued rehvid alla visata ja nad lähevad tagasi sellele samale tiirule. Huvitav küll, et see distantsid ei ole väga nagu pikad, et tegelikult oleks võinud tagasi servisesse sõita ja teha nii-öelda nagu pika hoolduse, aga päev võetakse hästi kiiresti nagu kokku ja õhtu lõpeb siis tegelikult super specialiga rallycrossi rajal, mis on väga kuulus selle pika vasaku kurviga, et seda oli päris mõnus ise ka sõita kunagi, aga laupäevane päev tuleb kindlasti neil väga raske ja kõige pikem katse on ka 37 kilti, mis on mäest üles alla, lai, kitsas, liivane, tolmune, see on tõesti väga keeruline katse, mida sõita. Ja just niimoodi, et ta sõidab mäe külje peal ka, alustab nagu mäe külje peal. Ja seal on natuke negatiivsed kurvid mingitesse kohtadesse, väljas seisavad kõik suured puud. See on nagu, ütleme, et küpsenud rehvidega tuled sinnale pikale katsele peale, siis see on sõitjate jaoks tegelikult päris challenge. Kahju, et meil Chris Meeki siin ei ole. Chris Meek oskaks rääkida küll sellest nendest suurtest puudest Portugalis. Jah, ja sellest ka rääkides, siis Chris Meek oli ju mees, kes tegelikult eelmine aasta kaotas töökoha just pärast Portugali. Nii oli. Ja just nende suurte puude vahele ta läks. Aga võtame korra selle reedese päeva, kus seda servispausi ei ole. Et kuidas hommikul mehed teele saadetakse? Ikkagi kõik peab sellega arvestama, et seda ei tule, siin tuleb natukene kuidagi asju jagada. Jah, ütleme, et kui kõige pikem katse üldse WRC ajaloos on olnud 80 kilomeetrit, siis 95 kilomeetrit ühe päevaga läbida ei tohiks olla nagu suur mure. Aga kõik, kuidas sa hommikul servicepargist lahkud, siis mis sul on varuosad, rehvid, muud tööriistad, kõik asjad, need sul peavad olema hommikus saati autos kaasas, sellepärast et neid sa muuta ei saa. Ja kui sa ei saa midagi kuskilt juurde, ainuke, mida meeskond võib sulle päeva jooksul anda, on süüa ja juua. Kõik rohkem midagi. Ja no, rehvid toob ka tegelikult Michelin, mida ei anna ka sulle meeskond, et siis sa lõunapausil vist nad jagavad ka informatsiooni, et siis need datakaardid, mis siis on nii-öelda autos salvestanud või informatsioon, mis on siis toimunud hommikupoolsel ajal, need antakse siis lihtsalt inseneridele üle, et siis hakatakse hindama, et kuidas see auto toimib, et oleks õhtuseks serviseks ja taasehitamiseks nagu valmis. Aga rehvi valiku sa teed terveks päevaks ära, nii et ei. Sa saad seda keset päeva saad veel muuta ka. Et siis sa lähed ütled Michelinile, ma tahan saada nüüd tegelikult siia. Nad tegelikult võtavadki kaasa kõik, kuna on ainult 2 varianti, kas on soft või medium või hard, nad võtavad mõlemad variandid kaasa ja siis ise lähed hunnikust valid, et siis sa saad ise kombineerida ka. Meeskond paneb sulle kindlasti alati mõlemad optsioonid kaasa, mis see ilm keset päeva teeb või kuidas see muutub, you never know. Thierry Neuville eelmisel aastal Portugalis võitis. See, mis juhtus temaga Tšiilis, absoluutselt kõik teavad. Ta ise on nüüd saanud juba pärast seda testida ja ütleb, et kõik on korras. See avarii, see pauk teda peas kummitama pole jäänud. On see veenev jutt või mitte? Ma pakun millegi pärast, et pärast sellist pesumasinas olemist ja sealt nii-öelda ikkagi väikese vigastusega välja tulemist, no päris endine ta ikkagi võib-olla esimestel kilomeetritel ei ole. No kindlasti päris esimestel kilomeetritel metsaväel vastu minna ei ole kõige mugavam. Selles mõttes on kindlasti keerulisem, aga ma ei kahtle selles, et ta sellest kiiresti välja ei tule, sellepärast ta on nii kogenenud sõita ja tal on neid avariisi on nii must miljon. Tegelikult, kui ajalugu hakkab vaatama, küll ta sellest olukorrast ka välja tuleb, aga ma nõustun sinuga, et see pesumasina tiir seal oli päris ebamugav ja tegelikult, et mõlemad sõitjatel oli vaja täielikku haiglakontrolli ja keegi isegi sai paar õmblust, ma sain aru. No Thierry ise sai, jalgad on ikkagi õmmeldi, jah? Yeah. Et siis see on juba nagu märk, mis annab nagu võib-olla järgmise seda, et okei, et see asi on nagu juba täiesti viimasel piiril, et siin ikka mängitakse kõik kaardid ära. Aga ütleme nii, et see õnnetus oli ka tema enda viga. Tema enda viga ja tegelikult no just tema nii-öelda närvisüsteemi me ju ei tea, aga me ju näeme lihtsalt tulemuste põhjal, et ta ikkagi tervet hooaega head jalga ei näita, et mingi hetk hakkab ikkagi väristama ja kas me kogu aeg teame, et alati on tema hooaeg kuni Soomeni on ju ja siis pärast seda hakkab kukkuma. Kas see hakkab nüüd juhtuma pärast juba siin Portugalis ka? Noh, me saame paari päeva pärast teada. Ma arvan, et praegu mitte, sest ta kaotas oma selle liidripositsiooni ära. Muidu siin Portugalis ta on tegelikult tulnud suhteliselt nii-öelda eesotsas ja tugevas võitluses
ja see tegelikult enne Tšiilisse minekut tal oli päris hea nii-öelda punktiseis. See, et ta täiesti ära katkestas ja andis Otile ja kõigile Ogierile jälle võimaluse. Ogier läks juhtima Oti 10 punktiga ja Newvil siis kukkus kolmandaks, kaotades 2 punkti Otile. See pani kindlasti talle põntsu, et nüüd ta ikkagi jälle hakkab hoidma, sest me teame, et ta laguneb ära 2 etappi pärast alles. Ta laguneb ära pärast Sardiiniat ja Soomeks ta tuleb natukene pärast suvepuhkust, et nüüd on juba nagu, et nüüd ma hakkan juba nagu tiitli peale mõtlema, et ma ei tohi ühtegi viga teha ja siis see asi hakkab käest ära minema. Siis see lagunemine hakkab nagu vaikselt juhtuma. Hetkel ma arvan, et tal ei ole rohkem enam midagi kaotada. Ta oma avarii tegi ära ja üldjuhul öeldakse ka, et aastasse 1 paugu teed. Tema on tehtud. Temal on natukene mugavam võib-olla isegi. See nüüd tehtud, okei, saame näha. Kiired rallid muidugi on veel ees, rääkides sellest samast Soomest ja teistest ka, aga Hyundaist veel kõneldes siis käik, mis tehti siin 2 ralli vahepeal, ehk et antakse uuesti võimalus Sebastian Loebile, kes Tšiilis tuli 3 hulka ja Hyundai meeskond siis otsustas, et Loeb on ka Portugali stardis. See tegelikult näitab, et selles meeskonnas ikkagi on üks mees, kes otsustab, see on see pealik, kes seal otsustab ja see on Karm Vana ja Andreas Mikkelsenile öeldi, et nüüd puhkad jalga, kogud nii-öelda motivatsiooni. Päris raju otsus. Täitsa valus, sellepärast, et Mikkelsen niigi jäi vahepeal kõrvale pärast seda, kui Volker ära kukkus või nii-öelda ära tuli WRC sarjas, sest temal ei olnud üldse kohta, teised said kuskile minna, tema võistles siis mitmes erinevas meeskonnas mõnel etapil ja siis Kodas ja kõik asju. Nüüd, kui ta sai siis nii-öelda nagu lõpuks full contracti, kivi südamelt tagasi õigesti autos ja nii-öelda terve hooaja nimel ja siis suhteliselt kiiresti tõmmatakse uuesti vaip jalgadelt ära. Kusjuures see lause, mis tiimist tuli, oli ju see, et me otsime talle nii-öelda teisi võimalusi, nii-öelda, et ta motivatsioon säiliks või et ta leiaks uue, mitte motivatsiooni, aga nii-öelda enesekindlus ja nii edasi. Nüüd, kui me nädalavahetust vaatame, siis Virtsu Hyundai oli rajal ühes kohas, aga ei olnud Mikkelseniga koos. Yeah. Soomes võisteldi nii-öelda kohaliku meistrivõistluste etapi Riihimäkis oli ralli, kus siis võtsid osa uue generatsiooni WRC9 oli siis Takamoto Katsuta Toyotast ja tuli teise autoga starti Jari Huttunen, kes sõidab siis Hyundai rivides i20 R5-ga üldiselt ja minu jaoks oli see mega suur üllatus, et ta Virtsu rooli oli. Ma üks päev just kirjutasin ka Hyundaile, et kuule, et äkki siin Rally Estoniaks suvel mõni plaan, et mul ka naitsime nagu kibeleb ja siis mulle vastati ainult, et ei, meil suvi nii täis on, nüüd ma saan täitsa aru, miks neil suvi nii täis on. Neil Huttunen on pandud Virtsu rooli. No Huttunen käis eelmine aasta Mikkelsenist? R5-ga käis eelmine aasta ju tegelikult sõitmas ka Rally Estonial, aga selle sama jah, et Virtsu Hyundaiga Soomes mees sai sõita ja jäi teiseks, ühesõnaga ta tegelikult kaotas. Ja. Ehk see duell Jaapani poisiga lõppes siis Huttuneni kaotusega ja minu arust Huttunen on saanud neid võimalusi ikkagi rajult palju ennast näidata ja tal ei tule. Jah, eks kui Markus Grönholm sind juhatab ja juhib, siis selle mehe nimi on juba nii suur selle ees, et võib-olla need ongi need põhjused, miks teda nii palju veel hoitakse. Ega sama oli ju kuidagi Kalle Rovamperal või ja tegelikult teine mees nädalavahetusel oli isegi Oliver Solberg, nii-öelda uus Norra siis lootus võib-olla. Ja Lätis Oliver Solberg võttis siis EM-etappi võidu ja 17-aastasena. 17-aastasena, nii et mees, kes on ka siin Eestis käinud päris palju sõitmas, ülesõidud tegi veel tal küll kaardilugeja, kellel lube oli seal ja ei saanud sõita, aga Oliver Solberg siis tõepoolest norralaste lippu nüüd kõrgel hoidmas on, et siin läheb paar aastat aega ja see mees on karussellis sees. Kindlasti tuleb, aga ma ei väida mitte midagi muud, aga mingid vead sa pead läbi elama, et tegelikult see kogemus, vigade kogemus on ka päris oluline. Sama on teinud Ott Tänak ja Newvil, Ogier, kõik on need WRC sarjas läbi elanud, et nüüd siin Rovamperast oli see, kõik oli jutt ja siuke ja nüüd ta on kuidagi nagu ära kukkunud. Ta on nagu natukene tahaplaanil jäänud. Nüüd meil hakkab Oliver tulema ettepoole, kes oli nii-öelda võimsam. Et need selles mõttes see vanus on ikkagi see, mida nad peavad läbi käima. Mina õppisin ka seda omas käest, et ma võib-olla käisin need vigu nagu läbi ja lõpuks, kui mul olid need läbitud, siis ma oli juba liiga hilja. Aga sellegi poolest tegelikult on väga võimsad tüübid ja neil on palju sõidukogemust ja mina olen ka Huttuneniga ja Huttuneni ma kunagi õpetasin, see ajas mind kõige rohkem pahaseks, kui me veel olime Hyundai testis kahekesti. Ma olin kiirem. Okei. Ma olen väga õrn teema see. Me võimegi sellest rääkima jääda loomulikult ja sulle kaasa tunda. Aga Portugali rallis stardipositsioon, kui kuskil, siis loomulikult seal tee puhastamine mängib väga suurt rolli ja kohe esimesest päevast peale. Ja, Portugalis kindlasti on see suuremas rollis. Esimesest päevast ma üldse ei teagi, mis seal ees on oodata.
teises ja kolmandas päevas küll, aga pigem esimene päev mängib rolli, mitte keegi ei tea seda, jälle on uued noodid, mis tegelikult Tšiilis lõi kaardid suhteliselt segamini. Uute nootide peale mängides ongi väga head käed on Sebastian Loeb, kes on mitmekordne maailmameister, Ott Tänak, nagu Tšiili meile näitas, kes suutis võita ka eelmine aasta Türgi, et uued etapid hästi kalkuleeritud ja nüüd siin esimene päev näitab samamoodi, et nende meeste jaoks on kaardid väga head ja Newville on ka kindlasti eesotsas, kuna tegelikult ta on lihtsalt maailmameistri tiitli vääriline. Küll aga sul on veel oma arvamus, kes võiks seda positsiooni ära kasutada ju. Just, et ma kuidagi ei taha maha kanda sellist meest nagu Esa-Pekka Lappi ja võib-olla on paslik nüüd tulla siis ka selle koefitsiendi juurde ja Lappi, kes sinna Citroeni läks, kõik said aru, et ta läheb Sebastian Ogieri nii-öelda teiseks meheks sinna meeskonda, loomulikult kõik mängitakse Ogieri peale, see on ka arusaadav, aga et Lappi on seni saanud vaid ühe poodiumi, see oli siis Rootsis, siis võib öelda küll, et see on ebaõnnestumine. Ja nüüd sellel rallil on tal tegelikult väga korralik ja hea stardipositsioon ja siit tulebki minu koefitsient. Esa-Pekka Lappi lõpetab selle ralli esikolmikus ja koefitsient on sama nagu oli Loebi puhul Tšiilis, see koefitsient on 6, üsna magus. Väga magus, ma ei ütle mitte midagi selle peale. Ja teine mees tegelikult, kui stardipositsiooni vaadata, on ka Jari-Matti Latvana, kes tegelikult tuleb veel pärast Esa-Pekka Lappit. Mõlemad soomlased on nii taha tegelikult kukkunud ja mõlemal on tegelikult üsna head koefitsiendid. Jari-Matti Latval siis top 3 on 2,85, top 2 on 4,5 ja kui üldse Jari-Matti peaks võitma selle asja, siis tema koefitsient selleks on 10. Nii et sa lähed Latvala 2 hulgas? No Jari tuli Tšiilis väga uue enesekindlusega, mulle nagu ilus oli seda vaadata. Ja ta on Portugalis võitnud, aasta oli 2015. Ja. Tal on kõik need kaardid olemas, aga sellegi poolest ma ei nagu 100% selle võidu peale 10 on nagu päris siuke mõnus tegelikult, mille peale prooviks panustada, aga selle peale ma ise võib-olla julgeks minna, ma läheks sinna top 3, aga sellegi poolest ma ennem valisin ka oma koefi välja, milleks siis tegelikult on Elvin Evans oli ka, mul need variandid on, tema koef on top 3-s 3,5 ja tema on ka Portugalis eelmine aasta oli teine. No ta ainult selle tõttu, et kõik kukkusid eest ära, et seal ole mees ja sõida lõpuni ei olegi teine. Aga see aasta on näidanud väga head kiirust. Siin on valikuid on päris palju tegelikult. Otist me oleme vähe rääkinud ja Martinist tegelikult Oti jaoks on siis Portugal, nagu ta ise öelnud, on eriline koht, et seal ta alustas oma WRC sarja ja Otil on tegelikult hästi huvitav mudel Portugalis. Ehk et esimene aasta, kui ta sõitis, 2014 finišisse ei jõudnud, järgmine aasta 2015 oli 5, 2016 finišisse jälle ei jõudnud, 2017 oli 4, eelmine aasta finišisse jälle ei jõudnud. Ehk siis mitte lõpetamine 5, mitte lõpetamine 4, mitte lõpetamine ja nüüd esikolmik. Esikolmik vähemalt, poodium. Ma arvan, et kindlasti poodium tuleb siit ära rahuliku südamega. Tommi Mägin on hästi palju rääkinud teemast vastupidavust, sest et ega ta ei saagi muud enam rääkida. Mees on teil olemas, kes MM-tiitli nimel on valmis sõitma. Auto kipub üles ütlema. See Portugal on karm, eelmine aasta oli ta karm Toyota meestest praktiliselt kõikidele. No, Lappi eelmine aasta Power Stage'i lõpuks võitis, et see mees oskas neid paugutada kinni ja pani kinni küll. Aga ikkagi, sellest on juba ennem ralli algust nädal on räägitud palju, et kas Toyota kestab selle Portugali ära või mitte. Seda ei saa öelda. Ei tea. Ütleme nüüd, et rasked rallid, mis siin olid tegelikult Argentiinad ja need ei olnud väga... Et muutunud ei ole midagi. Jaa, et pärast aastat ei on muutunud mitte midagi. Aga Portugalis siin nüüd jällegi tuleb olla targem. Siin mingites kohtades juba tead, et nagu võib-olla ei lähe mingitesse nurkadesse nii sügavalt või lähed kõrgema autoga, natuke oled nagu tähelepanelikum. Aga kui sa ikkagi võidu peale sõidad, siis mingi hetke pealt nagu see asi... Ta ei saa ainult selle peale mõelda. Ta ei saa ainult selle peale mõelda, pluss me oleme väga palju näinud seda, et eelmine aasta tegelikult kivi toodi tee peale ja siis käis pauk ja suhteliselt stardis selles asjas tegelikult. Jaotusplitid olid kõik vaatasid, hakkab jälle minema ja väga kiiresti võib see mäng lõppeda ja nüüd tegelikult, kui vaatasid Argentiinat ja Tšiilit oli ka, et siis telekast ongi näha, et inimesed ise sa kaevad nagu nurkadest kive tee peale, et oleks teistel natukene ebamugavam. See on üks mäng, mida kõik saavad kasutada lihtsalt. Ja eelmine aasta siis kasutati see Oti vastu ära. Igal juhul on taas tulemas meil alates neljapäeva õhtust kuni loodetavasti siis pühapäevani välja väga pingelised ja ägedad päevad. Jääme neid ootama ja aitäh sulle! Aitäh ka sulle ja ma arvan, et see tuleb väga põnev etapp.